Elle-Mariga on Tuglasele sünnipäevakink. Naljakas vist isegi, aga muidugi on kingituseks raamat. Trükisoe rännuraamat Fridebert Tuglase 1931. aasta reisist väikese vahva matkabussiga, hea sõbra Karl-Last Rumoriga, ärimees Aleksander Puhkiga ja rooli keeras sel bussil rallisõitja Heinrich Tael. Siia raamatusse püüdsime kokku tuua enam-vähem kõik, mis on selle reisi kohta kirja pandud ja alles reisikirjad, kirjad koju, fotod, soetatud postkaardid ja kajastused ajakirjanduses. Raamatus avaneb lustlikult rännakult nähtuna 1931. aasta Euroopa ja eriti Norra, mis reisimeestele kustumatu mulje jättis. Praegu, kus mõte soojale suveõhtule ja sõprade seltskonnale teeb nukraks, on raamat natuke nagu sõbra eest. Ja kuna see kõneleb ühest põnevast reisist, siis ka ühe reisi asemel. Kui me Kriimariiega seda raamatut 2 aastat tagasi koostama hakkasime, kirjutasin sissejuhatusse Tuglase saatusele mõeldes nukralt, et pärast sõda ahenes tema maailm, mis oli laiunud Norra kõnnumaadest Maroko luideteni, tagaaiaks. Hiljem olen küll õppinud, et natuke sõltub inimesest endast, mida kõike tema tagaaed sisaldab. See võib olla tõeline muinasjutt. Kujundaja Tiiu Pirskole võlgneme selle, et raamatusse sai kõik, mida meie süda ihaldas ja raamat nii hästi kokku kõlab, sest muuseumis näis igast arhiivkarbist ja fotoalbumist tulevat välja midagi, mis oli selle reisiga seotud ja ei saanud kuidagi välja jääda. Ning Konrad Mäe ja Nikolai Triigi Norra maastikud hõikasid meid Eesti Kunstimuuseumi seintelt. Kirjutasime raamatule põhjaliku saatesõna mõlema autori eluloost ja reisidest. Raamatust tuleb hästi välja see, kui olulised olid mõlemale reisimehele nende kaaslased eluteel, isegi siis, kui kaugused järelejätmatult kutsusid. Raamatule on järelsõna teiste eestlaste põnevatest ja erilaadsetest reisikogemustest Norras kirjutanud skandinavist Mart Kuldkepp. Selle aasta veebruaris sai 100 aastat sellest, kui Skandinaavia riigid tunnustasid vastse Eesti Vabariigi iseseisvust ja sellestki kõneleb Mardi järelsõna. Kui raamat tasapisi hakkas kokku saama, tekkis meil veel enam mängutuju, millega Tiiu kohe kaasa tuli. Üks asi, mis sai kuidagi väga mänguline, on selle raamatu keel. Näiteks omaaegse kirjaviisi jätsime enamjaolt igal pool samaks. Meie endi kirjavigu parandas keeletoimetaja Tiina Hallik. Raamatu pealkiri pärineb reisiaegsest Postimehest. Alapealkirja pakkus Krii. See on selline raamat, mis peab mahtuma selja või reisikotti. Selle peab kaasa võtma ja kirjanike jälgedes matkama minema. Tegelikult on selle raamatu valmimise juures olnud palju vahvaid avalikke ja salajasi abilisi. Aitäh neile kõigile! Nõnda sai see raamat valmis, ühtviisi lõbus ja kurb, just parajasti Tuglase sünnipäevaks. Karl-Last Rumori sünnipäevaks ka, neil on Tuglasega sama sünni- ja surma-aasta. Meil on veel selline plaan, et kui lõpuks päris kevad tuleb, siis esitleme seda raamatut ikkagi ka päriselt, näiteks aiapeol. Ja teine plaan, minna reisisellide jälgedes suvel reisima ja need, kes tahavad, võivad kaasa tulla. Palju õnne kõigile Tuglase sünnipäeval! Ja kui rändate Tuglase Asti radadel, siis täitke omaenda väikest reisipäevikut raamatu viimastel lehtedel.